Nüüd vaatame kiiresti üle, kuidas käib vanema telefoni ja spioonikella omavaheline ühendamine. Selleks kõige enne võta spioonikell ja lülita see sisse. Hoia selleks all power nuppu 3 sekundit umbes või rohkem. Umbes 5 tundub. Siis lae enda telefoni äpp nimega Super G. See äpp on selline. Nii. Kui see äpp on lahti, siis logi endale kasutajakonto. Selleks, et logida ennast sisse Google'i kontoga, siis nõustu tingimustega, siis registreeri ennast Google'iga ja siis läheb ühendamiseks. Jah, meie kellas on sees SIM-kaart, selle SIM-kaart on aktiveeritud, tema peal on spioonikella pakett ja PIN-koodi ei ole. Oluline punkt on see, et kui te ei näe, kuidas liikuda edasi, siis lihtsalt libistage ekraani alla ja lisage kell. Selleks tuleb skanneerida QR-kood, mille siis kella pealt leiate liikudes paremale ja vajutades email numbri peale. Edasi tuleb skanneerida QR-kood. Kood skännitud, lisa oma lapse nimi ja siis tuleb lisada selle SIM-kaardi telefoni number, mis asub kella sees. Ehk siis antud juhul 58358732. Siis lisa enda nimi ja enda telefoni number, et kell teaks, kes helistab. Võõrad numbrid, kus juures antud kellale helistada ei saa. Tundub, et praegu on kell peaaegu et seadistatud. Liigume läbi juhiste, järgmine ja siis pumpsti näeme, et Juss on siin, Juss on ka siin Ülemiste City's olemas. Nüüd on kõik valmis, võid panna Jussile kella käe peale ja saata Jussi koju. Nüüd on Juss õnnelik. Yeah!